Marek, kui tõsine see viirus on? Viirus on loomulikult tõsine. Kõik teadlased ütlevad, et midagi sellist pole varem ette tulnud ja ega ütleme nii, et inimesele varem ei ole ka nahkhiirelt, kes on üldse suhteliselt sõge elukas, ühtegi viirust üle kandunud. Nii et jällegi loodus on imetavane. Vaevalt, et keegi ei usu seda, et see nüüd mingisugune keemia või bioloogiline relv on, bioloogiline just nimelt. Aga jah, see on karmärk. See on selles mõttes ette ennustamatu. Kõik ütlevad lõpuks, et me ei tea täpselt, kuidas see areng käib. Aga üks asi on selge, kui ma võin telekooli teha. Absoluutselt. Meil on kaasa võetud rahvas, herned. Ja üks asi on selge, täpselt sel hetkel, kui Wuhanis, Hiinas, asi läks kasvama, paljunema, siis enam-vähem oli ju selge, et siia ta jõuab. Ja lihtsalt demonstreerimaks, mida tähendab selline nakkuse levik arvulises mõttes. Mingi aeg tagasi oli meil 2 haiget. Siis mõne aja pärast oli neid 4. Täpselt nii see viirus ka inimeselt inimesele nakkub. Wuhanis oli nende 2 klaasi piltlikult öeldes vahe umbes 6 päeva. Natuke rohkem, natuke vähem. Me ei tea, mis ta Eestis on. Aga igal juhul jälle järgmise piltlikult öeldes 6 päeva pärast on neid juba 8. Jälle mingi aja pärast 16, mis on tänaseks kätte jõudnud 1. Osa rahvast läheb minema. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Ja kui nüüd jälle see levik toimub loomulikul moel, ehk et tegelikult me väga täpselt ei tea, kellele, siis mingil hetkel on neid 32. Ma pean see rahvast juba peoga sisse ajama. Et piltlikult öeldes ma ei hakka siin tegema, aga see klaas on topelt kõrgem. Ja niimoodi ta eksponendis kasvab. Kui mitte midagi ei tee, siis ta jääbki kasvama. Kuni siis kontaktid otsa saavad. Ja mida ütlevad kõik asjatundjad, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, kõik kindlam asi on lihtsalt tekitada isolatsioon ja vältida neid kontakte. See on kõige odavam. Sellepärast, et kui neid kontakte ei väldi, me näeme sellist jama, mis on sündinud Itaalias, Iisraelis näiteks. Hakati kontakte vältima, kui 180 000 inimese kohta oli 1 nakatunu. Meil on põhjust seda ammu juba teha. Ja vaadata, kuidas see asi lihtsalt, mis need kontaktide vältimine annab, see annab selle, et siis elab see viirus oma aja ära, kõik, kes on haiged, need tulevad välja, neid saab ravida ja tõenäoliselt möödub see isolatsioon ühiskonnale kõige odavamalt.